Eksponentvõrrand on võrrand, kus muutuja on ainult astendajas. Ja siin on 2 näidet sellest. Siin on 0,23 plus x võrdub 25 astmes 2x plus 1 ja siis siin on üks teine. Ja põhimõtteliselt on 2 viisi, siin peaks olema väike x, see on väike x, kuidas neid saab lahendada. Ja esimene viis, või gümnaasiumis, kuidas õpitakse seda tegema. Esimene viis on see, et me teisendame need arvud samaks arvuks. Ja siis meil on sama arv astmes midagi, võrdub sama arv astmes midagi. Ja siis me saame need arvud ära jätta ja siis me saame põhimõtteliselt tavalise võrrandi. Nii et siin me peame mõtlema, mis on see arv, milleks me mõlemad neist saaks teisendada. Ja mina arvan, et see siin on 5, sest 0,2 see on ju sama, mis 1/5. Ja 1/5 on sama, mis 5 astmes miinus 1. Nii ja siis 25 see on ju lihtsalt 5 astmes 2. Nii et me saame kirjutada lihtsalt, et 5 astmes miinus 1 on astmes 3 pluss x ja siis 5 astmes 2 on astmes 2x pluss 1. Ja siin on see omadus, et sa põhimõtteliselt, et nüüd selle astendaja siin, mis me nendega omavahel tegema peame, on see, et me lihtsalt korrutame need. Ehk siis me saame 5 astmes miinus 3 või miinus 1 korrutada 3 on miinus 3 ja siis miinus 1 korrutada x on miinus x. Ja see võrdub 2 korrutada 2 on siis 4x ja siis 2 korrutada 1 on 2. Nii ja nüüd, kui me oleme saanud need arvud täpselt samaks, me saame põhimõtteliselt need arvud lihtsalt siit ära jätta. Ehk siis me saame miinus 3 miinus x võrdub 4x pluss 2. Ja nüüd me lihtsalt saame seda arvutada täpselt samamoodi, nagu me arvutaks tavalist mingisugust võrratust. Ehk siis meil on miinus 5x võrdub siis 5. Ja siis me jagame nüüd seda 5-ga, jagame 5-ga, miinus 5-ga isegi. Ja siis tuleb x võrdub miinus 1. Ja see oleks siis see vastus. Ja seda saab kontrollida täpselt samamoodi, nagu me kontrolliksime mingisugust muud võrratust või võrrandit. Seda saab kontrollida täpselt samamoodi, nagu me kontrolliks mingit muud võrrandit. Ehk siis selle me asendame siia, kus need x-id enne olid. See ei ole tingimata kohustuslik, aga seda on hea teha, et näha, et vigu ei ole. Nii et 0,2 3 miinus 1 võrdub 25 2 korrutada miinus 1 pluss 1. Mis me siit saame on siis 0,2 astmes 2 võrdub 25 astmes miinus 1. Ja siis 0,2 astmes 2 on ju 1/25 ja 25 astmes miinus 1 on samuti 1/25 ja kuna mõlemad pooled siis klapivad, siis see lahendus on ka õige. Nii et see on see üks lahendus 5. Vaatame siis teist. Siin mul oli see väike viga, et siin oli kogemata suur x, aga tegelikult see peaks olema väike x. Nüüd see teine lahendus 5 on asendusvõte. Ja asendusvõttes on oluline see, et me saame kõik siis muutujad sisaldavad astendatud jupid samasuguseks. Ehk siis näiteks me tahame siit saada näiteks, et kõik kus on muutuja sees, oleksid 2 astmes x. Ja siis selle 2 astmes x me paneme võrduma mingisuguse muutujaga, näiteks t-ga. Ja siis me lahendame võrrandi just kui see oleks tavaline võrrand ja siis asendame selle t-väärtuse, mis me lõpuks saame tagasi. Nii et alustame sellest, et proovime lihtsustada. Nii et kuidas me saame lihtsustada on see siin, kusjuures peaks olema väike x. Mul see on kirjaviga lihtsalt. Nii, lihtsustame. Kõigepealt alustame siis sellest 2 astmes 2x pluss 1. Ja me teame, et kui siin on selline liitmine, siis see tähendab ju seda, et meil on samasugune, et 2 astmes 2x korrutada 2 astmes 1 on sama, mis see siin. Nii. Ja siis meil on miinus 33 korrutada siis 2x miinus 1. Ja selle 2x miinus 1 või 2 astmes x miinus 1, selle me saame teha ümber ju jagamiseks. Ehk siis meil on 2x jagatud 2 astmes miinus või 2 astmes 1 siis.
pluss 4 võrdub 0. Ja nüüd, et seda veel lihtsamaks saada, mis me saame teha, on see, et me kirjutame selle esimese osa siin. See on ju sama, mis 2 astmes x astmes 2 ja siis korrutada 2-ga. Nii, ja siis siin me saame teha 33 korrutada 2 astmes x jagada 2-ga ja siis siin on pluss 4 võrdub 0. Ja nüüd me saamegi asendada. Mis me saame teha on see, et me ütleme, et 2x võrdub t. Ja nüüd seda asendades me saame lihtsalt kirjutada t astmes 2 korrutada 2 miinus 33 korrutada t jagada 2-ga pluss 4 võrdub 0. Ja me saame arvutada seda täpselt nii, nagu me arvutaks tavalist mingisugust võrrandit. Ehk siis meil on t ruudus, 2t ruudus miinus 33 t jagada 2-ga pluss 4 võrdub 0. Ja proovime siis saada sellest murust siin lahti, nüüd korrutame mõlemat poolt 2-ga, mitte sellepärast, et see oleks nii, ja siis me saame siit 33 t pluss 8 võrdub 0. Ja nüüd me saame seda lahendada täpselt samamoodi, nagu me lahendaksime mingisugust muud ruutvõrrandit, ehk siis ruutvõrrandi lahendi valemiga, nii et t1, t2 võrduvad miinus 33 ehk siis 33 pluss miinus 33 ruudus miinus 4 korda 8 ja siis all on 2 korrutada siis see 4 vastavalt. Ja nüüd lihtsalt arvutame. 33 pluss miinus, siin tuleb 1089 miinus 128 all on 8 ehk siis siit tuleb 33 pluss miinus 961 jagada 8-ga. See on sama, mis 33 pluss miinus 31 jagada 8-ga. Ehk siis t1 me saame 33 pluss 31 jagada 8-ga võrdub siis 64 jagada 8-ga võrdub 8. Ja siis t2 on 33 miinus 31 jagada 8-ga on 2 jagada 8-ga on 1/4 ehk siis 0,25, kui tahta niimoodi kirjutada. Ja nüüd, kui me tegime siin enne seda, et me ütlesime, et 2x võrdub 4, siis nüüd on tagasiasendus. Ehk siis meil oli see 2x võrdus t või 2 astmes x võrdus t tähendab. Ehk siis meil on kõigepealt t1 võrdus 8. Ehk siis mis me teeme on see, et 2x võrdub 8. Ja nüüd põhimõtteliselt me saame kasutada logaritmi või siis lihtsalt mõelda peaga välja, mis see x peab olema selleks, et vastus tuleks 8. Ehk siis siit me saame tegelikult öelda, et x peab olema 3. Ja miks see nii on see, et 2 astmes 3 on 8. Ja siis teeme selle teise. t2 ehk siis t2 võrdub 1/4. Ehk siis meil on 2 astmes x võrdub 1/4. Ja mis see x peab siis olema selleks, et see võrduks 1/4? Mis me saame teha on see, et me mõtleme, et see 1/4 on ju tegelikult lihtsalt 2 astmes miinus 2. Ja siis siit me saame, et x võrdub miinus 2. Ehk siis see on see viis, kuidas seda lahendada ja siis vastuseid on sellel võrrandil 2 tükki, et x võrdub 3 ja x võrdub miinus 2. Et need on need 2 viisi, kuidas saab lahendada eksponentvõrrandeid.